Iraani plaan läks täielikult vastu taevast. Pärsia lahe riikide ründamise eesmärk pidi olema USA ja Iisraeli väljaajamine. Selle asemel on nad liitu hoopis palju tugevamaks muutnud. Uue Aktose raporti kohaselt, mis tsiteerib 2 Iisraeli ametnikku ja 1 USA ametnikku, saatis Iisrael Araabia Ühendemiraatidesse sõna otseses mõttes 1 raudkupli patarei, kus Iisraeli sõdurid seda sõja alguspäevil emiraatide pinnal teenindasid. Et mõista, kui enneolematu see on, pead teadma 2 asja. Esiteks, Iisrael ei olnud kunagi varem kogu oma ajaloo jooksul raudkuplit teise riiki saatnud. Ei Ameerika Ühendriikidesse, ei Ühendkuningriiki, mitte kuhugi. Araabia Ühendemiraadid on esimene. Ja teiseks, kuni 2020 aastani ei tunnustanud Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid teineteist isegi ametlikult riikidena. Neil polnud saatkondi, diplomaatilisi sidemeid ega midagi. Nad allkirjastasid Abrahami kokkulepped alles 6 aastat tagasi. Ja nüüd seisavad Iisraeli sõdurid sõna otseses mõttes Araabia Ühendemiraatide pinnal ja tulistavad alla Iraani rakette. Põhimõtteliselt kulutas Iraan 40 päeva püüdes pommitada Pärsia lahe riike nii, et nad loobuksid läänest. Selle asemel surusid nad laheriigid kõige sügavamasse sõjalisse lõimumisse läänega, mida kunagi nähtud on. Iraan tahtis lahutust. Selle asemel said nad hoopis pulmad.